täna siis on siuke teema, et ehitan siukese 20-kilose koti kartulite jaoks vakka rataste peal ja siuksed õhuvahed sisse ja et saaks siis garaažis kartulit hoida. Need on siis 50-sed ja siin on 2 40 tükki ka. Ja paneme siukest toorelt kokku selle alusraami siis, ega see midagi, mingit kunsti nagu ei ole. Siia alla ma sobivad küll need 4 tükki panna niimoodi, siis saab seda vakka liigutada ka, ringi rallida sellega mööda siin elamist. Paneme need ka paika siis. Rattad all. Üks siuke ratas peaks kannatama siis väidetavalt tehase andmete järgi 50 kilo. Ehk siis kogu see alus peaks kannatama 200 kilo raskust. Proovime, kas mind kannatab. Ma olen siuke 100 kilo nüüd. Välikatsetus, kui hästi liigub. See on raisk. Siuke pill ja siukse rattad. Nojah, äkki ei peakski kartulikasti tegema sellest. Paneks veel rattaid alla siia, terve posu näiteks siia niimoodi. Siis saaks siukse mõnusa sõiduvahendi. Ütleme nii, et selliseid lauajuppe ma ei ole ära visanud. Need on mul siin vedelenud. Ja isegi siuksed terrassi ehitamisest on jäänud järgi sellised jupid. Ja need lähevad nüüd käiku. Lähevad seekord siis 30-sed postid. Vahepeal on siis siuke asi ehitatud. Selline on siis küljeliist, küljelaud. Ja postid said siia peale pandud niimoodi. Oleks võinud ka muidugi siia tapikohad sisse teha, aga ei viitsinud. Ja nüüd läheb siia see, siit veel ühe kruviga kinni, siis läheb siia siuke laud veel peale, et poste näha ei oleks. Ja siis siit lähevad siis nüüd siuksed lipid. Ja siis peaks olema timm. Sellise liistu vahe jätan siia täpselt selle järgi, distants liistu järgi ja ma arvan, et selline 3-ne kiht on väga okei. Paneme kartulit sisse siia ja elu lill. Nii hakkame katsetama. Nüüd läheb siis 20-kilone kartulikott ja proovime nüüd siia vakka panna, vaatame, kas mahuvad ära ka või. Kuule, väga täpne ja ajame laiali ka ja veidike mulda ka laudade peale, nii nagu peab. Kas see õige vakk siukene ongi. Ja mahubki siia ära väga hästi. Ja kaaneks panen sellise pehmenduse siia ja sellel on ka siukest õhuvahet sees, nii et kartul peab ju pimedas olema, nii et muidu hakkab idanema ja niimoodi ta siia jääb siis. Ma arvan, et igati timm.